Kuulge, aga ma arvan, et hakkame pihta. Kui keegi veel ühineb, siis ühineb, laseme ta ilusasti sisse. Aga muidu hakkab kohalolijatel ehk juba igav. Kodukorrast nii palju, et ma olen kõigil võtnud või kõigile võimaldanud nii-öelda vahele rääkimise ja kui on mingisuguseid küsimusi, siis lihtsalt aktiveerige. Kui on küsimusi, siis aktiveerige lihtsalt mikrofon ja küsige, et kui parasjagu midagi rääkida ei ole, siis palun teil endil mikrofoni kinni keerata. Ja webinar salvestub ja salvestuse siis hiljem saab Tuliteki veebilehel järgi vaadata. Selline plaan on. On mind kuulda iseenesest, kui kellelegi tundub, et midagi on halvasti, siis andke kohe märku või kirjutage chati näiteks, ka see on. Väga hästi on kuulda. Suurepärane. Et ma jälgin siit silmanurgast chati ka, kui kellelgi on mingid küsimusi, võib ka julgelt sinna kirjutada. Nii. Aga tänase veebiseminari teemaks PIM-Collab Cloud. Pisike tutvustus, mina Taavi Liiv, ettevõtte Tulitek, tegeleme erinevate PIM-teenuste pakkumisega ja esindame ka mõningat tarkvara, sealhulgas siis täna räägitav PIM-Collab tooted. Ja oleme oma tegevust nimetanud ka ehitusinfo juhtimiseks. Me oleme digitaalehituse klastri liige samuti. Täna räägime projektipõhiste kommentaaride vahetamisest projekteerimise ehitamise protsessis. Ehk et tavapärane projekteerimise protsess, seal on mingisuguseid asju vaja tihti muuta, mingisugust infot on vaja vahetada, mingid kommentaarid on vaja saata ja kuidas seda siis moodsalt teha. Kuidas oleme me harjunud infot vahetama? Tõenäoliselt e-mailiga. Seal juures ei ole ka projekteerimise kommentaarid kuidagi erinevad. Tõenäoliselt ma arvan, et see pilt, mis siin kõrval on ühest kommentaarist tehtud, on kõigile tuttav. Võib-olla on tihti see jutt siin pikem ja aega on rohkem raisatud, et selle asukoha kirjeldust teha, aga sisuliselt selliselt ollakse ilmselt harjunud kommentaare vahetama, mis on tänases inforuumis suhteliselt kohmakas lahendus või meie infoühiskonnas. Kui meil on nüüd olemas või kui kasutatakse ehituse projekteerimisprotsessis mudelprojekteerimist, siis on ilmselt olemas meil mingisugune mudel, mille najal oleks võimalik neid samuseid kommentaare vahetada. Ja seda ka tihti tehakse erinevates tarkvarades. Mul on siin mõned pildid toodud Tekla BIM-Side'ist, Solibrist, PIM-Collab Zoomist, kus siis on võimalik nii-öelda see punkt, mida vaadatakse, salvestada nii pildina kui ka interaktiivselt siis nagu nii-öelda koordinaat sellest vaatest ja sellele kommentaaride klõpsates leiab programm selle nii-öelda kommentaari koha hetkega ülesse. Aga seni on tihti kasutatud seda ühe programmi siseselt. Et siin need näited ongi sellepärast toodud, et tõenäoliselt on paljud seda Tekla BIM-Side'is või Solibris kasutanud. Ja neid samasid kommentaare on võimalik ka sealt tarkvarast eksportida, aga enamasti seda võib-olla väga palju ei tehta ja see kommentaaride vahetamine on ühe tarkvara sisene. Ja samuti neid kommentaare on, kui nad on
PCF-failina eksporditud, on võimalik laadida sisse ka Revitisse, Archicadi, Teklasse ja teistesse projekteerimistarkvaradesse, et nii-öelda siis kas tiimkoordinaatori või projekteerimisprojektijuhi poolt saadud kommentaare vaadata ja nendele vastavalt reageerida, aga ka see on võib-olla natukene vähem kasutatud lahendus. Siin samad pildid natukene suuremad, ehk tuleb paljudele tuttav. Ja enne mainisin niisugust asja nagu PCF-faile, mis on siis nii-öelda kommentaari info ülekandev fail. On iseenesest väga mugav, aga kui ta on ühe tarkvara põhine, siis võib tekkida, või kui seda nii-öelda kommentaarid on ühes tarkvaras, näiteks neid nii-öelda seatakse üles ainult kuskil kas Tekla Pimpside'is või Solibris ja nad kusagile edasi ei jookse, siis võib see olla natuke probleemne. Ja selle PCF-i formaadi logo panin siia ka lihtsalt, et see võib-olla oleks tuttav. Kommenteerimine mudeli põhjal on mugav, aga põrkume mõnede probleemidega, mida ma siin juba ennem kirjeldasin, et kui kommentaare lisada ühes vaaturtarkvaras, näiteks Tekla Pimpside'is, Solibris, ja see kommentaarid salvestada koondmudelisse, siis võivad üheaegselt salvestatud kommentaarid kaduda või tekkida konfliktsed koopiad. Ja kui projekteerija, kes peab siis mingisugust muudatust sisse viima, peab seda kommentaari siis nii-öelda lugema, siis ta peabki seda tegema koondmudeli tarkvaras, mitte enda projekteerimistarkvaras. Ja see tähendab seda, et ta peab võtma siis lahti nii-öelda koondmudeli tarkvara ja projekteerimise tarkvara paralleelselt. Ja sellel juhul on ka projekteerijal keeruline kommentaaridele vastata. See on küll võimalik juhul, kui PCF-fail siis vaaturtarkvarast eksportida ja importida mõnda teise tarkvarasse, vastata ja siis uuesti eksportida, aga kogu see protsess on suhteliselt vaevaline ja kui see asi ei ole mugav, siis seda tihti ei kasutata. Mis võiks olla sellele lahendus, kui kõik need kommentaarid oleks võimalik nii-öelda laadida pilve ja panna tarkvarad omavahel suhtlema vahetult, siis sellega me suudaksime tekitada vahetu infovahetuse ja vältida erinevaid konfliktsete kommentaaride tekkimist ja samuti ka vältida seda, et samaaegselt peab näiteks projekteerija enda projekteerimistarkvara ja vaaturtarkvara avatuna hoidma. Ja siinkohal tulebki siis mängu PIMCO Lab Cloud, mis võimaldab siis erinevates tarkvarades tekitatavaid kommentaare laadida kokku ühtsesse pilveserverisse ning seeläbi siis võimaldada vahetut mudelipõhist suhtlust. Ja selleks on loodud siis pistikprogrammid erinevatele tarkvaradele või siis lisaks pistikprogrammidele ka integratsioonid ja kõik tarkvarad, mille vahel suhtlust PIMCO Lab Cloud ühendama on võimalik, on nähtav siin selles tabelis siin. Ma korraks küsin, et kas on ikka mu pilt ilusasti või selles mõttes ekraani jagamist ilusasti näha, et mul on punane kast siit ümbert ära kadunud. Ja, kõik on hästi. Okei, siis on korras.
ja ühendatavatest tarkvaradest siis üks grupp on erinevad mudeli vaatur ja kontrolli tarkvarad, milles siis ilmselt ristumiskontrollidest või infosisu kontrollidest tulenevalt kommentaare luuakse ning siis mudeli loomistarkvarad, kus kohas siis neid kommentaare oleks tarvilik näha. Ja siinpool on siis kirjeldatud tarkvarad, millega on võimalik selles BIM-Collabi pilves olevaid andmeid siis moel või teisel liidestada. Ühesõnaga, pilv võimaldab tuua suhtlemise mudeldamistarkvaradesse, võib-olla natuke laiemalt rääkides siis üleüldse selle suhtluse siis kiirelt ühest tarkvarast teise liigutada. Ja ma seda ka tegelikult näitan kohe, kuidas see käib. Ma teen väikese demo, kus ma kasutan kommentaari loomiseks vaatur või kontrolli tarkvara BIM-Collab Zoom, BIM-Collab Zoom Pro antud juhul tegelikult isegi. Siis järgmise liigutusena näitan, kuidas neid samu kommentaare samal hetkel on võimalik näha Solibris ning lõpuks, kuidas needsamad kommentaarid liiguvad siis mudeli loomise tarkvarasse. Antud juhul võtsin näituseks Revit tarkvara. Nii, ja võtan siit ette ühe mudeli, kus mul on juba siin issue'de või kommentaaride aknas olemas mingisugused kommentaarid. Ütleme, et ma tahan siin ka mõne kommentaari juurde tekitada. Selleks võtan ma, jooksutan ristumiskontrolli reegli. Tahan siit välja valida mingisugused konkreetsed ristumised. Näiteks selle. Siin on näha, et toru ristub paneeliga. Ristumise olen ma kätte saanud. See on niisugune tavapärane BIM koordineerimise või BIM koordinaatori tööprotsess. Ning nüüd lisan siia kommentaari. Antud juhul näiteks, kuna me suuname selle konstruktsiooni projekteerimise tarkvarasse, siis ma lihtsalt kirjutan siia, et palun läbiviikude asukohtasid parandada vastavalt KV mudelile. Ütleme, et see on, panen siia selleks tag'iks või label'iks külge structure ja määran selle iseendale. Ning salvestan kommentaari. Ning selleks, et see kommentaar jookseks pilve, on mul siia see juba varasemalt ühendatud. Tuliteki BIM-Collab pilvega ja antud projektiga. Ning valitades nüüd siit sünkrooni nupu, jookseb see kommentaar pilveserverisse. Seda saame me tegelikult näha ka siit läbi brauseri vaate, logides sisse enda BIM-Collabi serverisse. Ning nüüd, kui ma siit refreshi teen, siis 21. kommentaar siia tuli. Siit brauseri põhiselt on võimalik lihtsalt vaadata seda pilti, vaadata kommentaari ja hallata kogu seda kommentaaride tegemist, kes kellele kommentaari teha saab, millised on need label'id, millised on kasutajad ja nii edasi. Kogu selle ülesseadmine käib siit. Ja nüüd, kui mul on see kommentaar siin pilves olemas ja ma näiteks tahan seda kommentaari Solibris vaadata, siis on mul siin Solibri mudel. Mul on olemas siin samat moodi 20 kommentaari, mis on varasemalt pilvest
siia Solibrisse sünkroniseeritud. Minu viimane kommentaar on siin number 20. Ja klõpsates Solibris siin parem klõpsu presentationi peal ja synchronize presentation. Mul siin vestlusaken, vajutan sync now, küsib veel kinnitust. Ja näitab, et üks kommentaar on serverist sünkroonitud. Ja klõpsates siia peale tuleb ka see sama vaatepunkt mulle nähtavale, kus kohas probleem on. Võib-olla tahan ma siit Solibris mingisuguse kommentaari lisada sellele. Kirjutan, et jah, ava on vaja liigutada paneelis. Võib-olla teen siin veel mingisuguseid kommentaare. Antud juhul ma ei hakka aega raiskama. Aga kui ma tahan töö lõpus, et nüüd need kommentaarid või uued issued, mis ma siin tekitasin, jookseksid pilve, vajutan uuesti synchronize. Sync now, okei. Ja üks eksporditi. Ma tegelikult võin vaadata siit BIMcollabist, kas mul siia on tekkinud kommentaar. Ja ava on vaja liigutada paneelis. Tuli kommentaar ka siia. See oli nüüd see, kuidas tarkvarad, mudelivaatur ja kontrollitarkvarad omavahel suudavad suhelda. Samat moodi võib kommentaare saata Navisworksi, SimpleBIM-i ja ilmselt veel mõnda tarkvarasse. Aga antud juhul me soovisime saata kommentaariga projekteerijale. Ja selleks on mul siin sellest samast hoonest olemas ka Reviti mudel. See on küll tegelikult praegu siia sisse toodud IFC. See mudel ei ole Revitis tehtud, aga näitiseks selles mõttes ta toimib väga hästi, et kui see mudel oleks ka Revitis tehtud, siis ta töötaks samat moodi. Ja Revitis on mul siin niisugune pistikprogramm laaditud. See on tasuta BIMcollab kodulehelt alla laaditav PCF Manager. PCF Manager ja selle avades tekibki mul siia siis niisugune väikene aken, kus ma näen neid samu kommentaare, mis on siis BIM-koordinaator või ka keegi teine projekteerija pilveruumi lisanud. Ja kui ma nüüd tahan selle koha üles leida, kus kohas ma seda ikka ava muutma pean, kõigepealt on ikkagi sünkroonima, et ta laadiks viimased kommentaarid. Ja kui ma nüüd tahan seda kohta üles leida, siis lihtsalt selle pildi järgi või mingisuguse kirjatüki järgi tegelikult võtab see ju siin selles mudeldamistarkvaras pikalt aega, peab hakkama otsima. Aga interaktiivsel viisil tuues kommentaarid mudeli loomistarkvarasse võimaldab see leida selle asukoha üles oluliselt kiiremalt ja lihtsamalt. Samatmoodi võime siin vaadata, mis meil varem on tehtud. Tagauks on meil ära märgitud, natukene mõtleb, viib meid tagaukse juurde. Siin on mingit akna ava mõõdetud. Vaatame, see sama akna ava, sellest on juttu olnud. Ei tea, võib-olla on siin midagi muuta vaja. Siit on paneel kadunud suisa. Veider. Aga näiteks, millisest taltmikust jutt on, võtab valikusse selle sama taltmiku. Ja kui me räägime Revitist või siis ka Archicadist, siis tegelikult on võimalik siia salvestada ka plaanivaate kommentaare. Ehk et praegu ta liigutab meid selles 3D vaates, aga kui ma klõpsan siia plaanivaate peale, siis ta viis mind siia plaanivaatesse sellesse kohta, mida ma olen tahtnud kellelegi viidata. See küll tõsi töötab praegu siis ainult
Revitile, et kui ma nüüd koondmudelis selle peale klõpsan, siis ta mind õigesse kohta ei vii, sellist koondmudelis plaanivaadet justkui nagu ei ole sellisel kujul. Ma tahan siia veel mingisugust kommentaari lisada lihtsalt Revitis teisele projekteerijale mingil põhjusel, siis ma saan selle siit teha. Nii, pilt siuke veider. Siin on kõik õige. Ja mis puudutab siis seda samust avamuutmist, ütleme, et ma selle muutsin ära, eksportisin IFC, siis võin ma siia kirjutada kommentaari ja teha ka pildi. Minu poolt ava muudetud. Ning tegelikult ka siis märkidagi seesama kommentaar ka siit justkui resolved ehk projekteerija on sellega tegelenud. See probleem on lahendatud. Ja kui BIM-koordinaator nüüd kontrollib üle enda tarkvaras, et see probleem ongi lahendatud. No võtame siis näiteks selle sama Zoomi ette. Näete, see kommentaar on siniseks läinud, tähendab seda, et projekteerija arvab, et sellega on okei. No, siin praegu ei ole, aga ütleme, et juhul kui on, ütlen, et ka minu arvates on okei, siis ma panen close. Ja see kommentaar tegelikult siit ka läks halliks. Ja siis on näha, et see kommentaar on lahendatud. Siit filtrist võib panna ka nii, et need suletud kommentaarid üldse ära kaovad, siis on võib-olla pilt selgem. Ja antud punasele kommentaarile on kunagi antud mingisugune tähtaeg näiteks. Ja kui on punane, siis tähendab seda, et tähtaeg üle läinud. 23.01 on tähtaeg olnud. Et see annab ka niisuguse visuaalse vaate sellest, mis seisus erinevad kommentaarid on ja mis on nende staatus. Ja iseenesest samasugune pistikprogramm tekib siis vajadusel nii Archicadi, Teklasse, mis meil seal veel olid, MagicCAD, isegi AutoCAD-i tegelikult on AutoCAD-i kommentaare võimalik üle pilve vahetada. Ja selline võiks see töövoog olla. On äkki kellelgi mingisuguseid küsimusi, mõtteid? Kõik on väga vaiksed. Tegelikult on mul siia alla sellesse mudelisse sisse lingitud. Manage links, okei, hetke võtab aega. Tegelikult on mul siia sisse lingitud ka torude mudel. Ma toon ka selle nähtavale. Siis on näha seda, kuidasmoodi ka Revitis nagu nii-öelda koondpilti näha. Võtab hetke aega. Tihti on nagu argument see, et ma pean ju nägema koondmudelit ka, et kus kohas mul need torud on, kui palju ma seda auku seal nagu nihutama seinast pean. Aga selleks on iseenesest võimalik algsesse tarkvarasse ka torumudel sisse tuua. Ja nüüd
konkreetsele asukohale viidates viib ta mu õigesse asukohta koos torudega. Et ka see on variant ja toob ka kaasa alati lõikepinnad. Et see aitab nagu seda asukohta paremini üles leida. Et siit on nüüd mul siis nagu täpselt see olukord nähtav. Nii, ja sellega ma arvan, et ma põhilise töövoo suutsin praegu ära näidata. Ja mõne sõnaga panin kirja ka väikese praktika, mida sellise töövoo puhul jälgida tasub. Oleme siin mõningatel projektidel seda kasutanud ja oleme leidnud, et see on iseenesest väga kasulik tööriist, aga tuleb mõndadele asjadele kõigepealt tähelepanu juhtida. Et kuna tarkvarad, antud juhul siis Revit, Archicad, Tekla, Solibri, kõik ühendatavad tarkvarad on mõnevõrra erinevad, siis tuleb tähelepanu pöörata nende tarkvarade seadistamisele, et vahel nad paikaseadistusega ei taha sind õigesse kohta zoomida või õigeid asju näidata, siis tihti ei ole probleem selles, et see pilvepõhine suhtlus on paha, vaid selles, et tuleb tarkvarasid natukene seadistada ja ilmselt ka inimesi natukene koolitada, et uue süsteemiga harjuda. Teine ülioluline teema sellel puhul on see, et kui kommentaarid luuakse kellegi BIM-koordinaatori poolt, siis nad peavad olema tehtud seda silmas pidades, et ka teiste jaoks oleks see kommentaar kasutatav. Nagu me Revitis nägime, et see lõigete kast oli näiteks selle antud koha ümber, et see koht nagu paremini välja tuleks. Või siis peab olema valikus ainult konkreetne element, et ta tookski nähtavale ainult selle ühe elemendi. Et seal on mitmeid variante ja see natuke sõltub ka sellest, mis tarkvarasid projekteerimismeeskond kasutab. Vastavalt sellele tuleb leida optimaalne lahendus, aga see aeg, mis sellesse alguses panustada, et töövoog käima saada, tuleb kindlasti hilisemas vahetusuhtluse töövõidus tagasi. Ja saavutatavad tulemused on kindlasti vahetu infovahetus. Selle all pean ma silmas seda, et sihuke elust enesest näide. Arutasime esmaspäeval, ühel suvalisel esmaspäeval ühte projekti teemat, mille tahtsime kolmapäevasel projekteerimiskoosolekul arutuse alla võtta. Nagu ikka, nädala jooksul tekivad küsimused ja arutame kolmapäeval. Ja pilvepõhise suhtluse puhul panime BIM-Collabi kirja. See projekteerija, kellele see suunatud oli juba teisipäeval seda vaadanud ja põhimõtteliselt juba lahenduse välja pakkunud ja kolmapäevasel koosolekul see enam ei olnud teema, sellepärast et see oli selleks hetkeks juba lahendatud. Et see on üks selline hea näide sellest ja teine asi on kindlasti infovahetus on jälgitav ja läbipaistev ja on võimalik võtta välja ka mingisuguseid statistikaid, et kes millal, kui palju on mingisuguseid kommentaare lahendanud, kui palju kommentaare on üleval, kui palju kommentaare on üle tähtaja, kui palju kommentaare on mingisuguse osa mudeliga seotud. Et ka see on kindlasti üks sihuke oluline pluss ning pilvepõhine süsteem üldiselt välistab ka erinevad konfliktid või konfliktsed koopiad, et ei teki dubleerivaid kommentaare ja kui nii-öelda selle
kommentaari alla veel omakorda kommentaar, siis need jooksevad ilusasti seotuna selle õige esmase kommentaariga. Nii, aga nüüd on veel kord küsimuste aeg. Äkki on kellelgi mingeid küsimusi, meil on veel aega, jõuame vaadata mõnda praktilist mudelit. Aha, keegi tõstis käe. Nii. Paistab, et ei taha keegi rääkida. Igal juhul, kui küsimusi tekib, siis hiljem võib need saata igal juhul taavi.liiv@tulitech.com. Seminari salvestuse laadime üles Tulitechi YouTube'i kanalile. Seal on kindlasti ka palju muud kasulikku PIM-alast infot ja kasulikke videoid, mida võib alati vaadata. Ja kui teil on mingisugune konkreetne projekt, kus sellist lahendust oleks soov kasutada, siis võime juba konkreetselt ka üks-ühele nii-öelda seminari või koosolekut teha. Nii, Karl, näen, et tõstsid käe. Ja, mul üks küsimus tekkis, et kui sa ütlesid, et AutoCAD-i ja MagicCAD-i vahel töötab see suhtlus, et mis see lahendus maksab? Sellega on nii, et see on inimesepõhine ja ühe inimese kuutasu on suurusjärgus 7 eurot kuu ehk et 10-liikmelise meeskonna kuutasu on 70 eurot kuu. Kui on lihtsalt soov proovida, katsetada seda, siis ma näitan kohe tegelikult BIM-Collabi kodulehel need PCF managerid või pistikprogrammid erinevatele tarkvaradele on allalaetavad siit täiesti tasuta. Ja kui on soov lihtsalt katsetada, siis kuni 5 inimese meeskonnani saab siit ka seda nii-öelda cloudi või pilveteenust siit kohe kusagilt. Ei, vabandust. Vot seda saab siit ka kuni 5 kasutajani tasuta proovida. Et ühesõnaga siit saab tekitada omale siis selle BIM-Collabi pilvekeskkonna. Minul on siin antud juhul tulitech.bimcollab.com. Kui võtta tasuta, siis tuleb siia lihtsalt join.bimcollab.com. Sa saad siia luua enda projekti, selle projekti ära siduda siis selle sama pistikprogrammiga mudeli loomise tarkvaras ja sisuliselt kommentaare vahetada. Okei, ja sellel demol on mingid piirangud ka või kui mul ei ole rohkem kui 5 kasutajat, siis see on piiramatu? Nii, vaatame kohe, mis on siin tasuta selle puhul. Okei, seal on see tabel all olemas. Siin on nagu tabel olemas, et tegelikult on see isegi meil tulitech.com lehel ka eestikeelselt olemas. Võtame siit BIM-Collab ja siin on mingisugune põhiline informatsioon, siit saab ka alla laadida neid pistikprogramme. Ja see tabel on siin eesti keeles ka olemas, et mis seal tasuta ja erinevate siis pakettide vahel on. Okay. Et siin on mingisugused brändi nimega seda
nii-öelda veebikeskkonda ei saa endale. Ahaa, võimalik aktiivsete projektide arv on ka üks. See võib-olla on niisugune nagu kõige piiravam. Okei, selge. Aga mina tänan küsimuse eest. Nii, veel keegi? Kuulge, aga siis kasutame võimalusi, mida tehnoloogia on andnud ja mis aitab võib-olla meie igapäevast elu moel või teisel lihtsamaks teha. Ja mina tänan tähelepanu eest. Et kõik võimalik tagasiside taavi.liiv@tulitech.com ja kui on ka soove või ideid, mis osas veel tulevikus webinare võiks teha, siis kirjutage ka seda, kas või kohe siia Zoomi chati või hiljem meili. Mina tänan ja olen veel mõned minutid siin aktiivselt, kui kellelgi on mingid küsimusi.